Taaskord on läbi saanud üks eriline aasta praktikamaastikul. Meie üliõpilased on erinevatel praktikatel koolides, lasteaedades, kliinikumides ja veel mitmel pool mujalgi saanud ühe erilise kogemuse võrra rikkamaks. Tänu meie headele praktikajuhendajatele, mentoritele, koordinaatoritele, koolidest, lasteaedadest ja muudest praktikaasutustest, aga ka meie oma ülikoolist. Sel praktika-aastal on juba saanud tavaks, et me paindlikult adapteerume sellele, millist praktikat on parajasti võimalik teha. Kas meil on võimalik teha tavalisel viisil tunnis vaatlusi või teeme seda video vahendusel või osaleme hoopis Zoomi, Google Meeti, Teamsi või mis iganes tunnis ja püüame seal jälgida midagi, mida me võib-olla tavaliselt ei olegi harjunud jälgima. Aga tänu meie praktikajuhendajate, mentorite heale tööle, tänu meie üliõpilaste tublile ja paindlikule lähenemisele praktikaülesannetele võib öelda, et me oleme täna siin. Kõik praktikad on saanud toimuda moel või teisel, aga nii, et õpiväljundid on saavutatud. Selle eest suur aitäh kõigile, kellel sellel teel on oma tähtis roll. Praktikaasutustes inimesed, meie inimesed ülikooli erinevatest struktuuriüksustest ja loomulikult õppimine, ka praktikal kogemuse omandamine on kõige rohkem üliõpilase enda teha. Aitäh teile, üliõpilased, et olete leidnud selle viisi, kuidas kujundada oma õpetaja identiteet, oma tee, leida need viisid, kuidas praktikal kogetu põhjal õppida kõige paremini iseenda jaoks, kuidas saada selliseks õpetajaks, nagu ei ole ükski teine õpetaja, keda te võib-olla oma praktikal olete näinud, või nagu ei ole ka teie kaasüliõpilane, kellega koos te olete reflekteerinud paljusid praktikaülesandeid. Ükskõik, kas te tegite seda lähtuvalt nendest vahvatest mudelitest, mis toetavad refleksiooni, on see siis Pixi või Korthageni või mõni muu mudel, mida me üheskoos õppinud oleme. Ma usun, et selle praktikakogemuse najal saavad teist kõigist väga-väga head õpetajad. Ja need, kes juba on õpetajad, saavad veelgi oma õpetaja tööriistakasti uusi mõtteid, ideid, vahendeid, mille abil ka tulevikus igapäevaselt oma kogemusest tõhusalt ja süsteemselt õppida. Aitäh teile ja loodame, et järgmisel aastal saame praktikate tänuüritusel jälle kõik füüsiliselt kokku. Sel aastal mõtleme nendele ilusatele hetkedele, mis aasta jooksul olnud. Kõik omaette. Ja saadame võib-olla ühe vahva sõnumi, e-kirja, videotervituse, häältervituse või mingil muul viisil hea soovi oma praktikajuhendajale või oma üliõpilasele, kes minu juures oli. Aitäh! Head õpetajad, koordinaatorid ja asutuste juhid. Oleme taas jõudnud suve algusse ja aeg on vaadata tagasi lõppevale kooliaastale. Kui eelmisel aastal arvasime, et erilisi aegu koos distantsõppega enam ei tule, siis paraku on läinud teisiti. Oleme vahelduvalt olnud nii kontakt- kui distantsõppes, näeme silmast silma harvem ja kohtume enamasti veebi vahendusel. Sellest hoolimata on õppe koolides ja lasteaedades endiselt toimunud. Lisaks sellele on saanud õpetajakoolituse üliõpilased tänu teile sooritada oma praktikaülesandeid ja saavad jätkata õpinguid ülikoolis. Suur tänu vastutulelikkuse eest! Mis meid on aidanud sellel keerulisel ajal toime tulla? Mina arvan, et paindlikkus, kannatlikkus, heatahtlikkus ja üksteise mõistmine. Kuidas muidu oleksime saanud kohaneda uute õpetamise ja õppimise tingimustega ja saanud leppida olukordadega, mida meie muuta ei saa?
Kuidas muidu oleksime saanud toetada ja mõista õpilasi, üliõpilasi, kolleege ja koostööpartnereid? Jätkame üheskoos õpetajate järelkasvu kindlustamist, üksteist mõistes ja toetades, probleemi kerkides, sellele lahendusi leides, häid tulemusi nähes, nende üle rõõmustades ja teistelegi jagades. Üheskoos arutledes, mida vajab üliõpilane praktikal olles kõige enam? Kas on teemasid, mida ülikool võiks veelgi tõhustada? Sest uut õpetajat vajavad endiselt koolid ja lasteaiad üle Eesti. Teame ka seda, et paljud eakad õpetajad ootavad endale järeltulijat, kellele anda üle oma teadmised ja õpilased. Kokkuvõtteks, täname üliõpilaste juhendamise eest ja soovime teile kaunist ja kosutavat suve. Kohtumiseni sügisel!